Nii, ja nüüd ma palun siia meie viimaseks ettekandeks Jaanus Terasmaa. Me ei saa ju teha kestlikkuse teemale pühendatud konverentsi ikkagi ühe kliimateadlaseta. Et Jaanus on siis meie Loodusteaduste Instituudi ökohüdroloogia professor. Palun. Ja nüüd on meil läinud lõpuks tööle ka siin ekraan, mida sa saad ehk kasutada. Suurepärane. Ja tervist, tõesti on rõõm olla siin ja rõõm on olla ka viimane. Nüüd mul on eriti palju aega, sest teised said kiiremini hakkama. Kasutan selle ära, ärge muretsege. Ja ma püüan. Ma olen siin siis selleks, et rääkida natukene targast tulevikust ja targa tuleviku veest. Kuidas me saaksime oma käitumist targemalt sättides siis ka hoida vett heas seisus. 3 aastat tagasi siin samal laval olles sama ürituse puhul rääkisime ka veest. Aga natukene teises võtmes. Et täna ma pakun ka paari lahendust, siis ma osundasin rohkem probleemidele. Mitte, et ma seda täna ei teeks muidugi. Aga lõpetasin sellise üsna dramaatilise siis mõttega, olles just rääkinud ühest plastvaalast Bergeni ülikooli muuseumis, vaalast, kes suri sellest, et ta oli üleni lihtsalt plasti täis. Et meie olemegi see merekoletis, kes on meret täitunud igasuguse kraamiga, mis seal valimatult tapab kõiki teisi olendeid. Sest mida muud see merekoletis ikka siis teeb, kui selliste asjadega tegeleb. Rääkisin sellest, mis on selle põhjusteks. Näiteks pakendid, näiteks ka pudelivesi, plastvesi. Järgmine kord, kui te avate mõne poest võetud ilusa, värske, jaheda, karge veepudeli, siis mõtelge selle peale, et seal sees on potentsiaalselt kuni 2 miljonit nanoplasti osakest, mida te endale rõõmsasti sisse valate. Või siis selle peale, et ühe pudelide vee puhastamiseks kulub umbes 3 liitrit vett, see on see vee varjatud jalajälg, ja selle pudeli tegemiseks veel omakorda 5 liitrit. Nii et võttes riiulist pudeli ühekordseks kasutamiseks mõelt pakendis vett, valate te maha samal ajal 8 liitrit vett. Nii et lisades sinna veel teadmise, et põhimõtteliselt nii umbes hinnanguliselt 40% pudeliveest on nagunii pudeldud kraanivesi, siis pigem eelistage kohe kraanivett. Ja Tallinna Ülikoolis on need võimalused olemas, siin on kampuses igal pool sobivaid kraane, et täita enda korduvkasutatud pudelit. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Vaid natukene laiematel teemadel, kuid siiski kõik jääb ümber vee. Vahepeal oleme saanud targemaks, oleme jõudnud tõdemuseni, et meil ei ole käimas kliimakriis eraldi ja eraldi veekriis, elurikkuse kriis ja mis iganes kriisid, vaid tead, meil on tegu kobarkriisiga või metakriisiga või siis kriiside kaskaadiga, nimeta kuidas tahad, mis omavahel on seotud ja põhjustavad uusi kriise. Aga minu väide on, et see, mille kaudu me tunneme mitmeid erinevaid kriise, kõige valusamalt on tegelikult siiski veekriis. Kliimamuutust tunneme selgelt, vähemalt Eestis, läbi selle, et muutunud on meie veestik. Vesi on valel ajal, vales kohas, valel kujul, seda on võib-olla liiga palju või siis on liiga vähe. Elurikkuse kriis samamoodi. Kui ökosüsteem lõpetab meile vajalike teenuste pakkumise, ei puhasta enam vett, siis tunneme seda oma meie arvel näiteks või tervises, juues siis kehvema kvaliteediga vett. Ja nii edasi. Kui vett ei ole, ei pea palju fantaseerima, et toidukriisi ette kujutada, eks ole, sest kuidas me kasvatame taimi ilma veeta. Ja nii need kõik teised kriisid samuti kaasa tulevad. Nii et keskmeks on veekriis. Halb uudis on veel, enne kui head uudisteni jõuame. Siin kuukene või umbes nii tagasi ilmus üks ÜRO ülikooli raport, kus soovitati veekriisi puhul loobuda kasutamisest sõna kriis, sest kriis tähendab meie jaoks midagi sellist, mis saab millega võime tegeleda, mis saab ümber ja me lahendame kriisi ära, eks ole, meil on igasugused meetmed ju ometigi olemas. Vaid soovitati, et me peame rääkima vee pankrotist. See on midagi, mida niisama lihtne enam lahendada ei ole, vähemalt mitte meie eluea jooksul. Ja see on see, kuhu suunas praegu maailm liigub. Vaatame seda natukene lähemalt. Mis selle vee pankroti aluseks siis on? Üks on see, et me
saastame vett, aga teine on ka see, et me paigutame vett ringi. Viimased uuringud näitavad, et sellise viimase 10 või paariga on maismaa kaotanud siis merele, maailma merele, ütleme siis 100 Peipsi järve jagu vett. Päris suur kogus. Kes on Peipsi järves käinud, teab, et see on päris suur järv. Miks see toimub? Ühelt poolt meie otsene mõju, meie tehnosfäär, mis siis pumpab vett ühest kohast, tuleb teises kohas kinni, suunab sinna tänna, toob põhjavee maapinnale, aurutab ära, see kõik aurub ja sajab vihmana hoopis võib-olla mere kohal. Ja samal ajal ka kliimamuutused. Mida kõrgem temperatuur, seda rohkem vesi aurustub. Mida kõrgem on atmosfääri temperatuur, seda rohkem mahub sinna ka vett. Nii et ühelt poolt me aurutame rohkem, teiselt poolt mahutab rohkem, mis tähendab, et ühest kohast viiakse rohkem vett ära ja teises kohas tabavad inimesi paduvihmad, üleujutused, erakordsed sademed ja ühe tihedamini. Ja see on ju midagi, mis praegu maailmas toimub, eks ole, kes vähegi uudiseid jälginud on. Miks see on eriti oluline meie jaoks, on see, et jällegi, selleks, et kasvatada meile süüa, on vaja vett. Ja lisaks maismaale, või maismaa osana kaotab just muld kõige kiiremini enda niiskust. Ja prognoosid erinevate kliimaseadmete korral on üsna murelikud, ütleme siis nii. Kuhu see tulevikus viia võib ka meil siin, mitte kuskil siis kaugel kuumades maades, kus loomulikult see on natukene pakilisem juba. Siis igapäevaselt vajame me ka vett loomulikult. Tervisehügieeni jaoks, selline 50–100 liitrit siis globaalselt loetakse normiks, meil siin pigem 150, aga see ei ole kõik. Meie selline industriaalse tarbimisühiskonna liige vajab või kulutab umbes 4000 liitrit vett päevas. Suur osa sellest on varjatud kõikides meie teenustes, ma ei tea, vaatate Netflixi, server vajab jahutamist, eks ole. Tellite süüa, ostate süüa, selle kõige taga on varjatud vesi. Nii et see on midagi, mille üle tasuks ka mõtiskleda. Kas Eestit ähvardab veepankrott? Vaatame kiiresti ka sinna. Meie seisuvesi või pinnavesi, järved, jõed. Nagu näete, seisund ei ole just kiita. Umbes natuke üle poolte jõgedest on veel heas seisundis. Järvedest on siis viimase 10 aastaga toimunud kiire kahanemine ja vaid 9% järvedest on heas seisundis, ülejäänud on kesine, halb, väga halb. Ja rannikuvee kogumid 100% halvas seisundis. Põhjusteks peamiselt põllumajanduskemikaalid, hajureostus, nitraat, pestitsiidid, mis iganes, ja maaparandus, mis on ka siis põllumajandus ja metsandus põhimõtteliselt, ja natukene ka paisud. Põhjavesi, veerand, on halvas seisundis, 3% kohustatud, veidi alla poole, heas seisundis. Ja nüüd meie käitumine on see, mis siis näitab, kuhu see ohustatud osa liigub, kas liitub halvaga või liitub heaga. Seal on põhjused erinevad erinevates piirkondades, lääne pool seal orgaanilist ainet palju, Ida-Virumaa loomulikult põlevkivitööstuse mõjud, fenoolid, sulfaadid ja ka kogu sellised probleemid, ja Kesk- ja Lõuna-Eestis jällegi põllumajandus, meie toidu kasvatamine. Mida me veel teinud oleme? Siin võiks olla üsna äratuntav Eesti kontuur, mis koosneb väikestest 1 ruutkilomeetritest pikslitest, ja siia ma panin ainult need pikslid, mille sees ei ole ühtegi tehisveekogu Eestis. Kõik see must ala on kaetud tiheda kraavide võrgustikuga, tiigid, tehisjärved, mis iganes. Ehk et vaid 9% meie maismaast ei oma tehisveekogusid. Me oleme muutnud kogu oma veestikut ikka väga tugeval määral. Juba siin Tammsaaret lugedes, eks ole, kraavi kaevamine oli ikkagi tähtis asi ja oligi sellises skaalas. Aga 60-70 tõid kaasa väga intensiivse kraavide kaevamise, sellises hoogtöö ja suurte põldude rajamise vaimus, kus lõhuti ära senine kohalike oludega arvestav maakasutus, tehti suured põllud, juhiti vesi kiiresti minema, et saaks siis kevadel varakult traktorit peale ajada, see vesi lõpetab siiani, eks ole, Läänemeres, mis ongi põhjuseks, miks meie rannikumeri on halvas seisundis. Ja kõigi selle taustal käib meil ka kliimamuutus. Ja Eestis on toimunud juba 80. lõpus üks väga oluline kliimasüsteemi režiimi nihe. Enne seda ja pärast seda on, võiks öelda juba natukene 2 erinevat maailma.
keskmine temperatuur tõusnud üle kraadi, talved on muutunud 21% märjemaks, ehk et mitte ei tule lund, vaid tuleb vihma, suvised kuumalained on märksa pikemad ja intensiivsemad ja suurenenud on sademete hulk. Miks see veel oluline on just see, et suurvesi on nihkunud varasemaks. Eelmisel aastal oli jõgedes suurvesi jaanuari lõpus, sel aastal põhimõtteliselt jäi suurvesi ära. Lund küll oli, aga mitte nii palju, et nüüd mingit olulist suurvet põhjustada, aga ikkagi märtsi algus. Enne 89. aastat oli suurvesi aprillis, peaaegu et alati. Väga harva, võib-olla märtsi kuskil lõpus, aprill. Just siis, kui loodus vajab vett, eks ole, kui ka põllumees vajab vett. Aga oli see natuke liiga palju, selleks kuivendati. Aga nüüd ähvardab põllumeest mitte siis kevadine üleujutus, vaid kevadine põud ja suvine põud, kui vahepeal juurde ei saja. Nii et jällegi, mitmed erinevad asjad võimendavad üksteist. Nüüd teeme vahepeal väikese testi. Et saate enda hinge vaadata ja mõelda, kas te olete veepankrotiks valmis. Siin nüüd tuleb 6 lihtsat küsimust, jah-ei küsimused. Vastake oma peas nendele ja lugege kokku. Kas oled viimase aasta jooksul mõelnud veekriisist? Kas oled valmistunud veekriisiga toimetulekuks? Kas tead, kus on sulle lähim koht, kus saab pikema veekatkestuse korral vett või elektri, sest kui elekter ära võtta, siis pumbad ei tööta ja pole ka vett reeglina, eks ole. Kas sul on infot selle allika, mis iganes alternatiiviks teil oleks, vee kvaliteedi kohta? Kas oled teinud midagi selle vee kvaliteedi heaks või vähemalt teada saamaks, kas see vee kvaliteet on hea? Ja kas sul on kanalisatsioonisüsteem, mis jätkab töötamist ka elektrikatkestuse korral? Kui nüüd saite 3 või vähem jahhi, siis ma soovitaks mures olla. Ja näiteks nädalavahetusel juba midagi ette võtta. Kohe räägime sellest, mida saab ette võtta. Sellest, kas ühiskonda veepankrotiks valmis, tegime ka siin koos eluprojekti tudengitega sügisel väikse uuringu Nõmme elanike näitel ja küsisime väga erinevaid küsimusi ja näitan siis mõnda tulemust ka siin. Seesama, et kui paljud on mõelnud veekriisi peale. 3% vastajatest. Ma ei tea, kui palju teist siin oli viimase aasta jooksul mõelnud veekriisi peale. Hakkama saamisega on nii ja naa, pooled arvasid, et nende pere vast 3 päeva saab ikka hakkama ilma veeta, 20% arvas, et ei tule üldse toime. Aga kui me vaatame riigi ja omavalitsuste plaani, siis 7 päeva peab igaüks ise hakkama saama. Ja nagu selle projekti vältel tunnistas Nõmme kriisijuht, et ega pärast 7. päeva ei tule ka keegi appi. Et selles mõttes asi, mille üle tasuks äkki ennetavalt mõelda. Siis, kui tõenäoliseks peate veekriisi? 44% vastajatest pidas mingilgi kujul tõenäoliseks. Eks see näitab ka siis valmistumise nagu tahet, et kui sa ei pea tõenäoliseks, ega sa ka ei valmista ette. Ja alternatiivse veevõtukohti osati mõningaid ikkagi nagu loetleda, allikad ja pinnaveekogud ja kaevud. 3% ei teadnud ühtegi. Ja tegu on Nõmmega. Eramajad. Seal on 10, kui mitte 100 kaeve veel alles. See on kõigi allikate rohkem linnaosa. Seal on, eks ole, jõgi, seal on kõik. Et mind on täitsa huvitav hakanud, kui teha sama küsitlus Lasnamäel või Haaberstis või Mustamäel, et mis siis need tulemused veel on. Aga nüüd lahenduste juurde. Kuidas üksikisik saaks siis midagi teha, mõne selle ei seal 6 küsimuse hulgas jahiks muuta? Üks lihtne lahendus, aga enne ka väike eellugu, miks see lahendus lihtne on see, et jah, me teame, eks ole, et 9% järvedest on veel heas seisundis, aga me teame üldse midagi sellist vaid 3% järvede kohta. Enamgi kohta me ei tea mitte midagi. Me ei tea, kas see vesi seal on joodav, kui meil kriis käes on. Jões, järves, allikas. Ehk et see on midagi, kus saab igaüks kaasa lüüa. Ja täitsa puhtjuhuslikult oleme siin Tallinna Ülikoolis ökoloogiakeskuses koos siis partnerite ja paari projekti toega 2 sellist lahendust valmistanud, allikad.info ja veestik.info leheküljed. Seal on veebipõhine kaardirakendus. Vaadake nädalavahetusel, otsige lähem allikas või otsige lähim veekogu, jalutage sinna, nautige ilusat ilma ja tehke üks veevaatlus. Kandke seal sisse, tehke pilti, kirjeldage, muud ei olegi tarvis. Ja juba olete vähemalt midagi ette võtnud, et meie selline ühine teadvus veest oleks parem. Veel parem, kui seda iga kuu teete või siis vähemalt paar korda aastas,
Suurepärane. Nüüd, kuna tegu on ülikooli sünnipäevaga, siis kas ülikool saab ka midagi veepankroti mõju leevendamiseks ette võtta? Alustame selliste ruudukestega, mida tuleb siia 11 730. Lugesin isiklikult üle. Mis te arvate, mis need ruudukesed, mida nad sümboliseerida võiksid? Veega seotud. Vihjena, millest ma muust ikka räägin. Okei, ma ei kiusa teid. Need on tegelikult hoopis mitte ruudukesed, vaid kuubikesed. Nii palju 11 730 kuupmeetrit vett kulutas Tallinna Ülikool möödunud aastal, mis on terve suur hulk vannitäisi ja sadade inimeste aastavesi. Päris palju vett, eks ole. Keegi siin ju ei ela, vaid käime ainult siin päeval natukene, toimetame asju, joome, käime vetsus ja 11 000 kuupmeetrit vett on läinud niikuinii juhti. Pannes suuremasse konteksti, Tallinna konteksti, eks ole, siis see on kõik tilk meres. Tallinnas kulub päevas kordi rohkem, ehk et küsisin Tallinna meest, eelmisel aastal päevas nad siis keskmiselt joogivett puhastavad ligi 70 000 kantmeetrit ja reovett puhastavad siis poole rohkem, seal on ka sadevesi hulgas, seetõttu see arv on siis suurem, ehk me räägime miljonitest kuupmeetrites aastas. Aga mis oleks, kui me sellest kolmandiku suudaksime kokku hoida? Päris kõva sõna oleks, on ju? Ja lahendused on tegelikult olemas. Millest oleks siis abi? Nüüd jõuan ma sellise kõige tundlikuma osa juurde oma ettekandest, sest võib-olla siis, kuna täna siin ajast rändamisest peas juba jutt oli, äratan teist mõnes ka sellised ebameeldivad lapsepõlvemälestused või sellised traumeerivad kogemused ja lisaks on teemaga, mida siis viisakas seltskonnas ei mainita, aga mis mul ikka kaotada on, eks ole, mu maine on nagu on, et vahet pole. Ja tegu on olulise teemaga, me peame sellest rääkima. Millest oleks abi? Peldikust. Nüüd te sattusite sinna lapsepõlve, eks ole, kus siis vanaema aianurgas oli mingi õudne, natuke võib-olla viltus, vajunud, ämblikuvõrgud, kärbsed, paha lõhn, eks ole, üsna ebameeldiv kogemus. Aga hea uudis on see, et ma ei räägi peldikust, vaid räägin kuivlast. Ja see on hoopis midagi muud. See on tõepoolest tualett, aga ilma veeta, aga see ei ole peldik, vaid midagi kaasaegset, ta võib olla lihttehnoloogiline, võib olla kõrgtehnoloogiline, neid lahendusi on maailmas väga palju. Ja tehtud on ka tõesti väga mõistliku valimiga ja professionaalselt läbi viidud uuring eelmisel aastal, seda esitleti sel aastal siinsamas Tallinna Ülikoolis, ökoloogiakeskuses. Ja vaatame, mida Eesti elanikud siis arvavad kuivlatest. Küsiti siis terve hulk küsimusi, toon see nüüd paar näidet. Esiteks seda, kas kuivkäimla võib olla sama mugav ja hügieeniline kui vesitualett. Ja 53% vastajatest nõustub, et kuivla tõepoolest võib olla sama mugav ja hügieeniline kui vesitualett. Suurepärane, üle poole elanikkonnast, pluss siis 13% veel need, kellel siis ebameeldiv lapsepõlve kogemus puudub. Et nad ei tea lihtsalt, kas see on nii või naa. Mõelge nüüd, kus olete teie siin, kuidas teie vastaksite? Siis teine küsimus. Kas kaasaegseid kuivkäimlaid võiks kasutada avalikes kohtades? Ja nõustus 74% inimestest, et tõepoolest avalikus kohas võiks kuivkäimlaid täitsa vabalt kasutada. Ja ülikool on lausa avalik-õiguslik koht, eks ole. Et miks me ei võiks siin kasutada? Ja nüüd ma vaatakski siin siis praeguse rektoraadi poole ja tulevase rektoraadi poole ja nõukogu poole ja kõikide muude tähtsate ülikooli organite poole, sest ma olen kuulnud, et meil on plaanis ühe uue maja ehitamine või vana renoveerimine. Et äkki see oleks midagi sellist, mida võiks korraks kaalumiseks võtta. Sest kuivlaid uuritakse ja testitakse ja kasutatakse ka väga paljudes maailma ülikoolides, maailma suurtes linnades. Leiab nii Berliinist, Helsingist, Pariisist, panin siia ka mõned viited erinevatele uurimisasutustele, kõik tegelevad kuivlatega, sest ka maailmas saadakse aru, et meil on probleem veega. Ja me peame selle kuidagi lahendama ja kui me suudame tõesti kolmandiku vett säästa, lisaks võtta kasutusele toitained, mis on väga suur ja olulise mõjuga asi, midagi sellist, mis tõesti näiteks eeskujuga ühiskonnale, sest mis muu ülikooli rolliks on, kui näidata ühiskonnale, mis kõik võimalik võiks olla.
On ka toredaid veebilehti, kus ka väga ilusti graafiliselt näidatakse ära, mis värk nende kuivlatega siis on. Nii et soovitan minna ja uurida. Sest mis värk siis on? Mida me teha saame? Põhimõtteliselt 4 erinevat kategooriat. Me saame veekaitses kaasa lüüa. Me saame ringmajandusega tegeleda ja seda toetada. Saame kliimat toetada, energiat kokku hoida ja oleme valmis kriisideks, sest 3 ett hoiame kokku, ei jõua enam meie toitained nii lihtsasti Läänemerre, eks ole, ei jõua ka nii palju ravimijääke enam looduskeskkonda. Sest kui me kompostime need jäägid, siis termilisel töötlemisel ravimijäägid ka lagunevad. Ringmajandus. Jällegi, me saame ressursid kasutusele võtta. Meil siin teatavasti ka on üks ülikooli katusel kasvuhoone planeerimisel. Suurepärane viis jällegi tekitada toitainete ringmajandus ja seda katsetada, seda testida, seda uurida. Kliimaenergia. Hinnanguliselt kuni seal 60-70% reovee puhasti energiast lähebki WC loputuse puhastamiseks. Tohutu kogus energiat, mis selle peale kulub, ka siin Tallinnas või kus iganes. Ja valmis kriisideks tuleb järgmine nii-öelda nõeljää sündmus ja võib-olla mitte siis vanast õhtul, vaid keset tööpäeva ja käivad loengud ja Tallinna Ülikooli see nii palju enam ei puudutaks, eks ole. Sest üks asi on see, et meil tule kraanist vett, aga see teine pool, see toimiv kanalisatsioon, mis oli ka 6. küsimuseks, see on see, mille peale tihti ei mõelda, et see vajab mitte ainult vett alla loputamiseks, vaid ka seda, et näiteks sellel kuhugi minna oleks, eks ole. Kui elektrit ei ole, pumbad ei tööta, ei lähe ta mitte kusagile. Nii et kuivla on hea valik. Ja lõpetuseks veel üks mõte sealt ühe selle kuivlate ja üldse säästvate keskkonnatehnoloogiate tekkiva keskuse juhilt, et kui midagi on olemas, siis ei saa keegi väita enam, et see on võimatu. Nii et mis oleks kõige parem, kui Eestis siis näiteks üks ülikool, mis on võimalik. Et keegi saaks enam öelda, et ei, see kõik on jama, see issand, ma vanaema juures käisin ja nii paha oli ja üleüldse ärge rääkige sellist troppu juttu. Nii et tarku valikuid siis vee puhul. Aitäh! Aitäh, Jaanus, selle ettekande ja selle suurepärase idee eest, mille loodetavasti järgmine rektorat teostab. Aitäh sulle ka selle ülikooli kõige populaarsema meene eest. See on tõesti edulugu, jah? Aga mul on ka üks küsimus, et kui mul on aias see kaev, mida ei ole küll aastakümneid kasutatud või tuttav allikas, siis anna nüüd praktilist nõu, kus ma siis saan teada, kas see on joodav või ei? Veeproovid näiteks Terviseameti laborisse, maksab küll raha natukene, ei ole tasuta, aga see annab kindluse, et mis seal siis on ja mis seal ei ole. Ja kaevu puhul peaks see kaevu puhastama aeg-ajalt, et üheks pumpama ja laskma uuesti veel uueneda, et kui ta on seal seisnud aastaid või aastakümneid, et siis see kindlasti ei soovitaks sealt kohe jooma hakata. Aitäh sulle! Nii!